Tere tulemast Musta kassitaru lugemise jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. aprill kuni 3. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Ma tuletan teile veel meelde, et sellised samasugused kassitaru kaardid ma loosin välja siis, kui Musta kassitaru perre saab 250 liikmeliseks, ehk kui kanalil on 250 tellijat, siis ma loosin sellised kaardid välja, mis mul siin laual on. Selleks ma teen eraldi video, kuhu alla te siis saate oma osalemissoovist teada anda. Aga praegu ma lähen nende kaartide juurde, mis teile selleks nädalaks välja on tulnud. Teie nädal algab siin sauade 10-ga. Sauade 10 on raske koorma kaart. See on selline kaart, kus te olete kas ise võtnud või teie õlgadele on pandud väga raske koorem, nii raske koorem, et te tunnete, et ei jaksa seda enam kanda. Kõrval on teil siin Hierofanti kaart. Hierofanti kaart on tarkus, õppimine, õpetamine, midagi sellist. Ma loodan, et te õpite ise, kuidas seda koormat delegeerida, kuidas seda jagada. Et see on nagu mingisugune õppetund teile, kuidas seda rasket koormat siis jagada nii, et te ennast selle all ära ei katkestaks, et te nagu tööga ei tapaks ennast ära. Et see on väga lihtne on ennast ära koormata, siia joosta ja sinna joosta ja kõigil on mu abi vaja ja kõike ma pean tegema. Kõik on minu õlgade peal, ise olete väsinud, ei oska ka abi küsida või ei taha seda vastu võtta. Et ma loodan, et see Hierofanti kaart õpetab teid abi vastu võtma, abi küsima ja seda koormat jagama ehk delegeerima teistele. Et ma tõesti loodan seda, et see õpetab teid selles suhtes. Nii, edasi tuleb siit müntide 4. Müntide 4 minu jaoks on kitsimehe kaart. See on selline inimene, kellel on olemas nii aeg, energia kui ka raha, aga ta nagu ei taha üleüldse mitte midagi kulutada. Ei taha ennast kulutada, ei taha raha kulutada. Edasi tuleb siit sauade baas. Vot sauade baas tuleb mingisuguste uudistega. Teil on üldse 2 baasi väljas. Teil on ka müntide baas. Müntide baas tuleb rahaliste uudistega ja sauade baas, tema on ka siuke optimistlik. Tema tahaks hakata asjadega pihta. Tema tuleb ja toob teile mingid uudised, mida teie olete oodanud. Siin alumises reas on mõõkade kuninganna. No mõõkade kuninganna on selline, mõõkade kuninganna kaart räägib sellest, et kui te tunnete, et asi on õige, siis seiske enda eest. Isegi siis, kui teised sellest aru ei saa, kui teie meelest on asjad õigesti ja nii peavad olema, siis seiske enda eest, isegi siis, kui teised ei saa sellest aru. See võib olla ka seoses selle koormaga, mida te tahaksite nagu teistele jagada või kuidas ma siis ütlen seda, teie jaoks on koorem liiga raske. Teil on liiga palju kohustusi. Te tahaksite seda nagu jagada, aga inimesed ei pruugi teist aru saada. Et nad ei mõista, et nemad peaksid ka oma panuse andma. Vaat midagi sellist on see. Müntide baas tuleb siis heade uudistega ja viimane kaart teie selle nädala kaardi lugemises on saatuse ratas. Vot see on nagu see kokkuvõte kogu sellele nädalale, et tegelikult on teie saatus ikkagi teie enda käes. Saatuse ratas räägib ka sellest, et mingi etapp teie elus saab läbi. Et ratas keerab nagu uue lehekülje. Ma olen alati öelnud ka seda, et kui te tunnete nüüd selle nädalal hirmsat soovi endale lotopilet osta, siis pange oma saatus proovile ja ostke see pilet. Ärge muidugi sinna suuri rahasid pange, aga no õnne võib ju proovida. Aga kui teil ei teki mitte mingit emotsiooni toidupoes nendest loteriipiletitest või nendest terminalidest mööda kõndides, siis ärge tehke seda.
siis ei ole see siis ei ole see saatuseratas selline, mis nagu soosib riskimist või saatuse proovile panemist. Et usaldage oma sisetunnet, aga kui on hirmus kihk, lähete ja vaatate kas või sedasama kiirloteriid, mida saab kraapida, et tuleb vot see tahtmine, ma tahan seda, siis ostke see pilet. Aga kui ei ole mitte mingisugust emotsiooni, las ta siis jääb sinna poodi, siis ei olnud see teie kutse. Ei olnud see saatuseratas selles mõttes proovimiseks, õnne proovimiseks, siis see saatuseratas lihtsalt keerab teise külje, midagi lõpeb ära, midagi algab. Et mis siis kokkuvõttes öelda, teil on raske koorem ja ma loodan, et teil on tarkus seda jagada nii, et te ei pea selle raske koorma all rohkem enam üksinda ägama, vaid saate seda kellegagi jagada. Küsige abi, kui te seda vajate. Ja seiske enda eest ka siis, kui teised teid ei mõista. Tulevad teile uudised, 2 baasi on siia välja tulnud, nemad tulevad mõlemad uudistega, ühed rahauudisega ja teised mingi muu uudisega, mida te olete oodanud ja saatuseratas on viimane kaart siin. Mis te selle müntide 4-ga ehk selle kitsimehe kaardiga peal hakkate? Vot mina ei oska öelda. Ma ei usu, et ma tahan seda öelda, et ärge endale lisakohustusi kindlasti võtke. Teil on neid juba piisavalt. Et parem siis hoidke ennast, ärge kindlasti ennast ära unustage kõige selle virvarri keskel, kuhu te ennast olete kuidagiviisi sättinud või olete sinna lihtsalt sattunud. Ennast ei tohi ära unustada, tuleb ikkagi enda eest ka hoolitseda. Et hoolitsege enda eest ja see saatuseratas keerab teile mingisuguse uue lehe ja lõpetab midagi ära, mis on ennast ammendanud. Vot selline nädal, minu meelest täiesti tavaline nädal seinast seina, on kõike. Töö tegemist, jagamist, enda eest seismist, uudiseid, super. Tulgu teil siis üks super nädal, armsad jäärad. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.